Uuringuga soovis Kaitseministeerium saada teada, milline on ühiskonna toetus riigikaitsele. Aasta-aastalt on erinevad uuringud küll näidanud, et toetus riigikaitsele on püsinud kõrge ja kohati isegi tõusnud, aga ei tasu samal ajal unustada, et säilinud on ka erinevad väljakutsed. Seda isegi olukorras, kus riigikaitse on viimastel aastatel olulisel määral arenenud. Tooksin väljakutsetena välja selle, et õppekogunemiste arv iga aasta on meil tõusnud ja sellest tulenevalt on nii riigipoolne surve kui ka tegelikult töötajate ootus enda tööandjatele, et nende töötasu selle õppekogunemise ajal säiliks ja tegelikult ka nende reservväelaste pereliikmetel lasuks mingisugune toetus ettevõtte poolt selleks perioodiks, kui üks pereliige kodust eemal on. Et see on kindlasti üks väljakutse. Väljakutset toob eraldi välja ka uuringufirma Level Lab esindaja Tauno Õunapuu, seda eriti kindlas ettevõtlussektoris. Üks on see, et kui üldiselt tööandjad leidsid, et väga palju probleeme neil ei ole, siis just ütleme siis selles samas tootmissektoris ja ka põllumajanduses võib-olla oli rohkem natukene keerulisem ümber korraldada, ehk siis oodati, et teavitus on võib-olla natuke varasem ja võib-olla üldse sellist infot jagada natuke rohkem, aga ka näiteks teavituse osas olukord on päris palju paremaks läinud, kui me võrdleme siin mõne aasta taguste ettevõtete poolt tehtud küsitlustulemustega. Õunapuu sõnul joonistub uuringust välja tööandjate selge praktiline vaade riigikaitsele. Uuringus osales ligi 600 tööandjat ja vastajate hulgas oli nii suurettevõtteid kui ka väiksemaid tegijaid väga erinevatest valdkondadest. Üldine järeldus oli siis see, et tööandjad toetavad. Tööandjad on valmis ka toetama töötajate osalemist sellistel õppekogunemistel ja tööandjad ka leiavad, et tegelikult enamasti nendest õppekogunemistel käijatest ja ka Kaitseliidu ja muude riigikaitsega seotud organisatsioonide töös osalemiseks on kasu ka siis töötajatel nende igapäevaülesannete täitmisel. Kuidas saab aga Kaitseministeerium omalt poolt panustada olukorras, kus tööandjatelt justkui oodatakse valmisolekut, oma töötajaid igal ajahetkel saatma lisaõppekogunemistele ja töötajatelt endilt ka sama valmisolekut ehk valmidust igal ajahetkel neile lisaõppustele ka minna. Siinkohal toob Kaitseministeeriumi esindaja välja sarnase võluvitsa, millele viitas varem juba ka uuringu läbiviija. Eks oluline osa sellest valdkondlikust tööst on meie tööandjate suunal ka hea tahte kokkulepe, mis me möödunud aastal sõlmisime. Ja selle osa on siis meiepoolne valmisolek anda võimalikult palju ette teada siis õppekogunemistest ja seda just nimelt põhjusel, et ettevõtted saaksid oma töökorraldust juba ette ümber korraldada ja sellest tulenevalt see õppekogunemisel osalemise vahemik oleks kõigile osapooltele võimalikult sujuv.